Tere siis Lindi jaoks ka ja see on tõesti hästi vahva, et inimesi on nii palju ja kuna meie see fookus oli nagu sellel, et anda täiesti nagu esmane ülevaade sellest, mida on võimalik korraliku tunniplaani programmiga teha, siis esialgu sellest räägimegi ja sellest ka see esimene küsimus, et miks peaks kool kasutama tunniplaani koostamise tarkvara ja nüüd see on natukene kehva pilt ja ma ei suutnud enam ma võtsin selle oma vanast slideshow'st ja ma ei suutnud enam allikat leida, nii et selle jääman teile võlgu, aga ma usun, et ei ole selle uuringu tulemused vähimalgi määral vähenenud, et tunniplaani koostamise raskused on peamiselt ikkagi sellest, et õpetajatel on suur koormus, bussigraafikutes sõltutakse kohakaaslus, õpetaja saab käia kohal ainult 1-2 päeva nädalas ja ruumide vähesus ja tegelikult peab ütlema, et need asjad kõik, mis segavad tunniplaani koostamist, on Untises päris kenasti ära lahendatud ja nendest ma ka natukene põhjalikumalt räägin. Ja esimene küsimus, mis tunniplaani koostajad siis tabab, on siis see, et kas ma teen tunniplaani seinal, see on siis illustreeriv pilt ühe suvalise kooli tunniplaani seinast, või siis teen ma ta arvutis ja kindlasti on selle nii plusse kui miinuseid. Lipikutega käsitsi tunniplaani tehes, kui te olete eriti harjunud sellega ja seda aastaid teinud, on kooli pilt ees, seda on lihtne ära õppida, riistvara tarkvara kulu ei ole, aga see on väga aeganõudev tegevust ja peavad olema meeles, milline õpetaja tahtis koolis kohal käia reedel ja milline teisipäeval ja kes tahtis kindlasti ühte vaba nädalavahetust ja kes peab minema koolist alati ära kella 2 ajal, seepärast et hiljem ta ei saa enam bussiga koju ja igasuguseid muid tingimusi. Mõni tund võib teil meelest ära minna ja siis, kui see pärast meelde tuleb, peab kogu tunniplaani ümber tegema. Ruume on suhteliselt keeruline niimoodi planeerida, kui teil on ruumi kitsikus ja tegelikult kõige hullem on see, et väljund on ikkagi selline foto seinast, eks ole, et kui te nüüd tahate seda tunniplaani saada oma kooli kodulehele või tahate seda tunniplaani saada kusagile mujale, siis tuleks seda tegelikult ümber kirjutada kusagile tabelisse või dokumenti või kuidas iganes te oma koolis harjunud olete. Nüüd tarkvaraga planeerides on, jah? Ei, ma panin siit mute'i, kellelgi oli telefon või see. Okay. Tarkvaraga planeerides on kindlasti see, et te saate defineerida terve hulga tingimusi. Te saate teha tegelikult kohe kas või valmis erinevate perioodide tunniplaanid, kui teil tunniperioodis õpetate. Nii tihti on seda muuta, kattuvusi jälgitakse teie eest programmi poolt ja kindlasti on igal tunniplaani koostamise programmil väljundid eri kanalitesse ja võimalus neid väljundeid oma soovile vastavalt kujundada. Aga jah, nõrkused on ka olemas, te peate hankima tarkvara ja võib-olla ka võimsama monitori ja arvuti õppealajuhatajale. Hästi raske on koolidel tingimusi mõistlikult seada. Kvaliteet võib oleneda koostaja oskustest ja kogemustest. Kogenud koostaja saab kindlasti parema tunniplaani ja kui te olete seadnud liiga palju tingimusi, siis võib juhtuda niimoodi, et tõesti reedel ei olegi mitte kedagi klassi saata, sellepärast et õpetajad on kas magistriõppes või tahavad pikka nädalavahetust või on neil mingisuguseid muid eritingimusi. Ja kui siis mõni tund jääb planeerimata või pannakse väga ebasobivale kohale, siis nagu arusaamine, et see on sellepärast, et see asi on seatud niimoodi, see asi on seatud niimoodi, see on seatud niimoodi, et nende paljude tingimuste hulgas seda peab põhjust nagu leida ja paremat tunniplaani saada võib-olla mõnikord keeruline. Aga kõik on sellega hakkama saanud. Nüüd oletame, et otsustate Untisega alustada või mis tahes muu tunniplaani programmiga tegelikult ega siin mingisugust vahet ei ole, siis esimesel aastal tuleb natukene tööd teha. Et alguses tuleb see tarkvara litsents sisse kanda, siis öelda,
millal te õpetate, tabelid, tundide ajad, lõunavaheajad, muud tingimused. Suurte põhiandmete sisestamine, õpetajad, klassid, ruumid, ained tuleb ära defineerida ja neile seada nõuded ja tingimused. Siis tuleb välja mõelda, kuidas me oma tunnijaotusplaani sisse paneme. Tegelikult suhteliselt sama skeemi mööda liigume ka tänasel ülevaatel. Ja siis koostada tunniplaani, parandada, uuesti optimeerida, kohendada ja lõpuks tunniplaan avaldada. Et need on kõik tegevused, mis esimesel aastal tuleb ära teha ja need võtavad päris palju aega. Ja kõigil järgmistel aastatel te peate ainult üle vaatama, millal kooliaasta algab ja lõpeb. Vaadata üle põhiandmed, on tulnud kooli uued õpetajad, need tuleks juurde panna, nende tingimused seada, on mõne õpetaja ära läinud, tuleks nad maha võtta, klassid on muutunud. Mõni klass tõstetakse hommikupoolt õhtupoole, eelmise aasta 4A õppis hommikupoole, nüüd sel aastal 4A õpib õhtupoole ja sellised asjad. Tunnid tuleb kindlasti korrastada, kes õpetab, mis klassis, mis asja sellel aastal. Ja ikkagi koostada tunniplaan ja kui valmis tunniplaan on juba teil ära kujundatud ja kujundusega ollakse rahul, siis selle tööga pole vaeva näha, aga tunniplaan tuleb ikkagi välja võtta. Nii et esimene aasta on selline, kus tuleb päris palju infot sisse kanda, aga järgmised aastad lähevad juba tunduvalt kergemini. Nii, ja kui me räägime siis alustamisest, eks siis alustada tuleks siis sellega, et te olete küsinud ja saanud litsentsi ja kui litsents on küsitud ja saadud, siis tuleks minna Untise leheküljele. Nii. Untise leheküljele, siis saab keele ära vahetada ja siin on support, Untise viimane versioon. See on 23 ja 22, mida me praegu räägime, on siin. Need. Nii. Ei, seda ma ei tahtnud lahti võtta, ma natukene see siin all. Nii. Nii. Ja siis Untis Ekspress 2022. Teil on siin võimalus lihtsalt vajutada download ja selle peale laetakse teile arvutisse fail, pakk, mis lahti pakitakse, kas küsitakse mõned küsimused, millele on lihtne vastata ja sellega on teie arvutis Untis olemas. Et Untis saab alati siit lehelt. Nüüd järgmine asi, mida Untises tuleks teha, on seada paika litsents. Mina kasutan hetkel Haapsalu Viigi kooli litsentsi, et see väike demo läbi teha, aga mitte tema andmeid ja tegelikult see litsents tuleb Austriast ja see litsentsis on kõik väga-väga täpselt paika pandud ja see on see, mis neile tagab selle, et Untis ei lähe maailma peale jalutama, et lööte seal kopeerite seal oleva info sisse ja teie Untis on litsenseeritud, teil on olemas võimalik avada demo faili või alustada omaenda failide sisestamist. Et need on siis need esimesed asjad, mida siis teha tuleb. Selle LibreOffice'iga madalamaks. Tuleb minna õigeid ikoone. Nii, ja järgmised andmed või mida oleks hea teada, et tegelikult litsentsi sisestamine on üks tegevus, et need litsentsid käivad nüüd koos selle failiga. Kui te avate või teete teise faili, siis sinna tuleks litsents uuesti külge panna, kui selle sama faili nimetate ümber, teete save as, salvestate kusagile mujale, jagate kolleegiga, siis see litsents on seal kaasas ja seda uuesti sisse panna ei ole vaja, nii et see on tegelikult praktiliselt ühekordne tegevus. Ja litsentsi siis saime vaadata sealt määratlustelt ja vajadusel muuta. Nii et see on esimene samm, nüüd on teil olemas arvutis Untis ja Untis tühi tabel, kui me päris algusest peale alustame. Nüüd järgmine tegevus on siis kooli ajakava paika panemine, ehk siis te tegelikult ütlete, kuidas teie oma koolis õpetate. Ja kooli ajakava panete siis jällegi paika ja seaded, see on siis esimene asi,
kooli andmed üldine, kooli nime ja asukohta te muuta ei saa, see on litsentsi pealt. Te saate öelda, et teie riik on Eesti, te saate valida keele, milles te huntist kasutate. Mõned kohad on siin, et ei ole tõlked peale jõudnud, aga kõige olulisem on märkida ära õppeaasta. Ehk siis meie õppeaasta on, paneme siis kohe nii, nagu ta peab olema. 1. september. Kasulik on õppeaastat alustada esmaspäevast või õigemini huntis tahabki, et õppeaasta algaks esmaspäeval ja lõppeks nädala lõpuga, et see on selline tunniplaani koostamise. Ja erinevalt e-koolist võite rahulikult öelda, et õppeaasta lõpeb siis, kui ta lõpeb ja seda võetakse arvesse õpetaja koormuste arvutamisel. Ja okei. Nii, nüüd on mul tegelikult ja tegelikult niimoodi käibki teisel aastal uue aasta tegemine. Te võite siit faili menüüst võtta uus kooliaasta ja öelda, mida ma eelmisest aastast kaasa võtan. Või te võite avada ka eelmise aasta faili ja öelda, et minu õppeaasta on muutunud, nii nagu ma seda praegu tegin. Siis edasi tuleks teil paika panna see, kuidas te õpetate. Ehk siis mitmel päeval, näiteks siin on millegi pärast 6 päeva, ma ütlen, et mul on 5 päeva loomulikult ja õppetundide suurim arv päevas. Ja kui teil on 2 vahetust, siis kindlasti suurim arv päevas võiks olla siis natuke suurem kui 8. Selles koolis on 8 ja see on täitsa okei. Nädala esimene tööpäev, esimesed on number 1 või 0, nii nagu teil seda vajadust on. Ja hea tunniplaani saamiseks on tegelikult kasulik muuta oma tunnid, nimetada need hommikuks ja pärastlõunaks. Ütleme näiteks, ma tegelikult arvan, et 11.40 on juba pärastlõuna, siis ma saan ta pärastlõunaks panna. Ja miks see hea on? Hea on see sellepärast, et te saate öelda näiteks, et põhiaine, ehk siis matemaatika, eesti keel, teised ained, et nende tunnid oleksid eelistatud hommikupoole. Ja pärastlõunal saate öelda, et nende kunst, muusika ja kehaline kasvatus võiksid toimuda pigem pärastlõunal. Ja see ei ole küll nüüd absoluutne tõde, huntis paneb teile ka matemaatika 8. tunniks, kui ta mitte kusagile mujale ei mahu, aga ta on natukene nende Harry Potteri maja haldjate moodi, et ta karistab ennast selle eest. Ta annab endale miinuspunkte ja hindab iga tunniplaani headust miinuspunktidega, nii et kui matemaatika on 8. tund, siis saab huntis ise selle eest miinuspunkte, et ta ei saanud hakkama selle paremasse kohta paigutamisega. Nii et tegelikult see hommikuseks pärastlõunaks jagamine, see ei ole kohustuslik, aga ma soovitan seda kindlasti teha, et saate parema tunniplaani. Ja kui nüüd vaja mingit tundi muuta, näiteks ütleme, et meil see 8.55 tund algab hoopis 9:00 ja kestab 9:40, kõik tunnid ei pea olema 45 minutit just nii, nagu teil vaja on. Ja edasi. Nüüd võib-olla küsimus on see, et kas on võimalik teha nii, et eri klassid on erinevuse ajamaatriks. On küll, aga selleks teil peab olema huntise lisamoodul, perioodide moodul, mis on tegelikult Eesti koolides kõige populaarsem lisamoodul ja siis te saate teha omal erinevateks nädalateks erinevaid tunniplaane, erinevateks perioodideks erinevaid tunniplaane ja samuti lisada klassidele erinevaid ajamaatrikseid. Nii et see on võimalik. Nii ja võib-olla on hea panna paika kooli vaheajad näiteks või näiteks pühad. Ütleme, et meil on siin 24 on meil püha ja paneme siin mõne püha veel, et seda allapoole, seda teen natukene. Et huntis tegelikult eeldab, et teil on kohutavalt suur see display. Et ma siin omal sellel väiksel ekraanil kaob ära. Nii, püha on näiteks juuni 23, 20, 23, 24. Et sellel ei ole nagu suurt tähtsust, kui teil on see baashuntis ilma perioodideta. Et lihtsalt, et tunniplaanis kuvata siia, nendesse kohtadesse tunde ei kuvata. Aga kui on perioodide tunniplaan, et siis on sellest palju abi ja siis saate samuti nädala tunniplaane välja võtta muid selliseid asju. Aga jah, siin vaheaegade all käib siis nende
nende ümbertõstmine. Nii, ja kui nüüd minna jälle korraks siia, eks ole, et kooli andmete alt ütlete, kuidas te tunnid toimuvad, mitmel päeval ja mis ajast, mis ajani. Saate tundide pikkusi panna nii, nagu teil just vaja on ja siis on siin selle hommikuse ja pärastlõunase tundidega tuleb tegelikult lõunavaheaeg, et siit tuleb siis näiteks paarist tundi ei tohi kesta üle lõunavaheaja, on üks oluline tingimus. Jällegi ei ole võib-olla Eesti koolides nii oluline, aga kuna Huntis on päris Austriast ja Austrias ja paljudes teistes riikides lähevad lapsed lõunavaheajaks koju sööma, siis on oluline, et paarist tundi ei kestaks üle lõunavaheaeg on üldiselt hulga olulisem, kui ta meil on. Nii et niimoodi panete ajakava paika, ajakava saab alati muuta ja siis vastavalt muutub ka tunniplaan. Ja edasi tulevad siis baasandmed, ehk siis klassid, õpetajad, ruumid, ained ja ühes moodulis ehk kursuste moodulis on võimalik õpilasi panna ja õpilaste valikkursuseid korraldada. Seda ausalt öeldes ei ole Eestis keegi kasutamas, nii et selles mõttes sellest me ei räägi ka. Nii, ja esimene on siis ained. Aine on aine. Neid Huntise siin menüüs, kui te vajutate siin üleval, nii-öelda selle suurema ikooni peal, siis te saate ette valiku saate valiku seotud akendest, on teile sinna ekraanile kohe lahti pandud ja et siin on klassid, klassi ajasoovid, klassi tunniplaan või praegu klassid siin. Nii, ained, aine ajasoovid, aine tunniplaan ja kui tahate täpsemalt vaadata, siis võtate lahti menüü ja siit on võimalik igasuguseid asju muuta. Nii. Ainel on kohustuslik siis aine lühend ja nimetus. Kõik muu on nagu tore kui on. Nüüd aine juures võiks pidada meeles kahte asja. Üks on see H. Kui tahate teada, mida mingisugune täht tähendab, H ehk põhiaine. See on siis see aine, eks ole, millest me rääkisime, et kui need on ära märgitud, mis need põhiained on, et siis Huntis võtab see tunniplaani koostamisel arvesse. Näiteks füüsika ei ole märgitud praeguse linnukesega, füüsika sai koheselt põhiaineks ja nüüd koheselt kuvatakse siin füüsikatunnid erinevates klassides, kuvatakse füüsika tunniplaan, et kui see olemas on. Nii et linnukene eesti keel ei ole põhiaine, linnukene eesti keel on põhiaine, seda saab alati muuta. Ja teine on aine seos ruumiga. Ehk siis on kasulik, kui näiteks keemia ja füüsika peavad toimuma füüsika kabinetis, kus saab katseid teha, siis peaks ütlemagi, et see ruum on nende ainete jaoks oluline. Ja kehaline kasvatus peaks toimuma saalis, et see ruum on nende jaoks oluline. Nii. Ja siis on veel üks parameeter, et kui te näete Huntises sellist asja 0,0. See tähendab, et pärastlõunaseid tunde minimaalselt, maksimaalselt. Eesti keel ei tohiks olla pärastlõunal, samuti mitte keemia inimesõpetus. Ajalugu, üks ajalootund võiks olla pärastlõunal, aga näiteks käsitöö peaks toimuma ainult pärastlõunal. Või kui on 3 tundi, siis 3 tundi võib-olla, 1 tund võib-olla enne lõuna. Tähendab, kui klassil on käsitööd, peaks toimuma pigem pärastlõunal. Sellega saate ka seda enne ja pärastlõunat natuke sättida ja sellega oma tunniplaani paremaks teha. Need olid ained, et ei suurt midagi keerulist. Kui panete lühinime ja nime, siis on sellest juba päris hästi. Ruumi panete juurde ja rohkem siin väga eksida ei saagi. Jah, nii. Okei, ma näen veel aine juurde tagasi. Kui näiteks on mingisugune, panen juurde näiteks, ma panen siia juurde sellise aine nagu paneme juurde IKEB, minu lemmiknäide huvitegevusest IKEBANA. Ja ma tegelikult
ma ei taha, et Ikebana toimuks mul kusagil iganes koolipäeva sees. Järelikult ma võin öelda, et Ikebana ring ei tohi toimuda enne 7. tundi. Ma panen siia kohe -3, et on ajasoovid, me kohe räägime neist täpsemalt, aga nüüd on selge, et see huvitegevus, see Ikebana, see laulukoor, see kõik, mis iganes muu ei satu mitte mingil juhul, ükskõik millisel klassil see Ikebana tund ka on märgitud, ei satu mitte mingil juhul ettepoole kui 7. tund. Et niimoodi saate ajasoovidega kohe öelda, et mis kus toimuma peab. Et teisi siukseid aineid vist ei ole, sest muusikaõpetus saab vabalt tahta olla 1. tund ja tööõpetus samamoodi. Tööõpetus on näha, eks siin on pandud -1, et parem, kui ta siin alguses ei oleks, et enne 6. tundi. Aga kui väga vaja, siis saab panna, et see -1 on umbes selline. Nii. Et need olid siis ained. Kohustuslikud, kus toimub, kui on vajalik. Parem on seda võib-olla mitte panna kõigile ainetele ja kas on põhiaine. Nii, klassid on siis järgmine osa. Ja võtan siit ette, see on hea väike kool, siin on ainult vähe klasse. Ja klasside juures on siis kohustuslik klassi lühinimi ja klassi nimetus, see võib olla siin pikem, on siin küll praegu ühtemoodi, aga siin võivad olla erinevad. Nüüd klassil on hea panna klassi koduruum ja on hea panna sellepärast klassi koduruum, et kui vähegi võimalik, siis paiguta tunni sinna klassi. Et see ei ole nii, et kõik tunnid peavad toimuma seal klassi koduruumis, aga kui vähegi võimalik, siis püütakse õpilasi jooksutada mööda koolimaja nii vähegi võimalik. Nii et kui on klassi koduruum olemas, siis tegelikult igale ainele tuleb see või igale tunnile, siin all tuleb see koduruumi juurde. Niimoodi. Nüüd teine asi, mis klassile võiks panna, on kui palju põhiainetunde päevas üldse maksimaalselt olla võib. Et vältida olukorda, kus UTIs alustab nädalat rõõmsasti füüsika, keemia, matemaatika, eesti keel ja reedeks jäävad ainult käsitöö, laulmine, kunst ja muud asjad. Et kui iga päev ei tohi olla üle 4 põhiainetunni, siis niimoodi ongi. Nüüd milliste tundide vahel lõuna on? Ja see, et kui palju tunde päevas peaks olema, et minimaalselt 4, maksimaalselt 6 on esimeste klasside kohta. Teiste klasside kohta 4-7 ja edasi on siis 4-8. Ma arvan, et siin 4. klassil võiks ikka päevas 5 tundi kindlasti olla, et muidu me ei tule selle asjaga välja. Nii et see on miinimum, maksimum. Aga rohkem kui see tunde päevas tegelikult mõjutavad tunniplaanide ajasoovid. Et on olnud natukene liiga palju neid juhtumeid, kus kool on öelnud, et minu tunniplaan ei ole üldse hea, et mu tunniplaan loobib tunde laiali üle kogu tunniplaani ja näiteks esimene klass peaks tund olema 5. tunniks, kuigi ma tahan, et ta käiks kohe hommikust peale. Küsimus ongi selles, et klassi põhitööaeg on määramata. Et siin need esimesed 4 tundi, sellel esimesel A-klassil peab olema tund. Ja B-klassil samamoodi. Ja teisel ajal võib-olla nii ei ole, aga need 3. esimesed 5 tundi peab olema tund. Siis, kuna 3. klassil on palju tunde, siis võiks näiteks öelda, et see 6. tund on +1. Et kui vaja, saab see tunni panna, aga põhimõtteliselt oleks parem, kui oleks. 7. tund, ütleme näiteks, on -2 ja 8. tund ei tohiks 3. klassil mitte mingil juhul olla. Nii. Et niimoodi ma ette paika, aga siin on tegelikult näha üks piirav, täpsustamata ajasoov. Ma klasside puhul pole seda väga näinudki, aga õpetajate puhul küll, et see klass peaks olema 2 pärastlõunat vaba. Et ma arvan, et me ei tee seda. Et see klass ei ole vaba 2 pärastlõunat. Et selles mõttes nii.
see kustutamine siin käis. Nii, okei, et see on nüüd kustutatud. Et praegusel juhul oleks siis see, et ma ütlen küll siin tunniplaanis, et olukord on selline, aga ikkagi huntis, kuna see on -3 nõue oli, siis huntis jätab klassile 2 vaba pärastlõunat. Näiteks antud juhul ilmselt ta jättis teisipäeva ja reede jättis vabaks, eks ole. Ja selle tõttu pidi ülejäänud päevadele panema rohkem tunde, sest teisipäeva ja reede, kui ma üritan seda kunsti vedada, siis see on tegelikult, see ei ole tegelikult võimalik, ma natuke veada siit allapoole, seepärast, et klass tahab olla vaba. Vähemasti endise mõiste järgi tahtis ta olla vaba, et siin on näha, eks ole, et 3. B-l on reedel, on reedel -3 ja samuti õpetaja Kallasel, kes tegelikult seda tundi annab, kunstitundi, on reedel -3, nii tähendab, et klass ei taha koolis olla ja õpetaja ei taha koolis olla, mul ei ole mingit mõtet tunniplaanis seda tundi sinna vedada. Nii, ma ei hakka seda rikkuma. Et selliselt tuleks need klassi ajasoovid kindlasti paika panna. Näiteks 3. B-klassil on 3 vaba nädala pärastlõunat, mis on siin ka näha. 4 on 4 vaba pärastlõunat, ei 2 vaba pärastlõunat. Et niimoodi, kui on vaja, näiteks on mingi klass, kes kindlasti peab, ütleme näiteks, et gümnaasiumis käivad nad kusagil koolimajast väljas praktikal, siis on ka parem öelda, et mingil päeval, näiteks ütleme, et mul on see, ma võtan selle nulli, et parem näiteks oletame, et 4. klass käib praktikal 4. tunnist alates reedeti, siis on mul tunduvalt parem öelda siit -3 reede 4. tunnist peale ja sinna kohtadele tunde ei panda. Et selles mõttes see klassi ajasoovid on hästi tähtis paika panna ja ilma klassi ajasoovide üles märkimiseta tegelikult väga head tunniplaani ei saa. Nii, ja muud hetkel klassiga vist polegi. Nii, et millal peavad olema tunnid ja millal ei tohi olla tunde. Õpetajad on see koht, kus on väga lõbus, sest õpetajate soovid on tegelikult peamiselt need, mis tunniplaani koostamise keeruliseks teevad. Õpetaja iseenesest on ka väga lihtne. Õpetajal on lühend, sest aeg-ajalt tähendab tegelikult tunniplaanis on parem kasutada lühendit kui pikka nime. Õpetajal on nimi. Õpetajale võib olla seatud ruum, ütleme näiteks, et õpetaja Andersonile tegelikult meeldib töötada füüsikaklassis ja õpetaja Kallas annab muusikat, tema peaks töötama, ei olegi siin muusikaklass, oletame 214 muusikaklass, niimoodi saab need õpetajaruumid siia paika panna. Et siis see tuleb siin selle ainekabineti ja tähendab õpetaja enda ja koduklassi pealt tuleb see kokku. Nii. Nüüd õpetaja puhul on 2 asja. Üks on see, et kas õpetaja talub auke või taluauke. Kui mina olin õpetaja, siis mulle augud meeldisid. Seepärast, et ma sain sel ajal rahulikult muid asju teha ja valmistada ette järgmisi tunde. Ma pidin järjest käima 5 tunnis, siis ma muutusin natuke närviliseks. Enamikele õpetajatele augud ei meeldi, nad tahavad kiiresti asjaga ühele poole saada ja siis tegeleda muude asjadega. Nii et nüüd kõik õpetajad peale kaussi tegelikult ei talu ühtegi auku või siis äärmisel juhul 1 auk päevas. 1 tundideta auk päevas. Kauss on natukene tolerantsem, tema eelistaks ilma aukudeta tunniplaani, aga 3 aukuga on ta ka rahul. Teine asi, mis õpetajatele saab öelda, on see, et mitmeks tunniks päevas nad kavatsevad kooli tulla. Et näiteks kauss minimaalselt 2, aga üle 6 tunnide päevas anda ei taha. Hugo on väga tubli, 4 tundi on miinimumtundide arv, millega talle meeldiks kooli tulla ja 7 tundi on ta valmis andma, nii et niimoodi saate oma õpetajatele otsa vaadata, aga kui te siin mitte midagi ei pane, siis juhtu ka mitte midagi. Et neid veergi ei ole vaja täita, aga nendest annavad huntisele parema informatsiooni selle kohta, kuidas teie õpetajale meeldib töötada. Ja kõige parema informatsiooni annavad loomulikult ajasoovid, näiteks
Kauss on suurepärane õpetaja, tal ei ole mitte ühtegi ajasoovi, aga ta tahaks, kui vähegi võimalik, saada 3 vaba pärastlõunat. Ükskõik mis päevadel. Newton on selge, et kolmapäeviti tema ei tööta. Ja neljapäev õhtupoolikul tahaks ta väga töötada. Ja esmaspäev, teisipäev 7-8 tund pigem mitte. Hugo ei tööta teisipäeviti ja esmaspäev õhtuti, -3. Ja neljapäeval tahaks hea meelega kooli tulla. Andersen ei taha esmaspäeval kooli tulla. Aristoteles ei taha 5-6 tundi. Ja peale selle tahab saada 3 vaba pärastlõunat ka. Kallas ei tööta reedeti. Nobel ei tööta neljapäeva pärastlõunal, aga väga tahab töötada kolmapäeva reede. Rubens tahab 2 vaba pärastlõunat, Cervantes tahab kolmapäeva vabaks. Peale selle tahaks saada kindlasti 2 vaba pärastlõunat ja 1 pärastlõuna võiks veel lisaks vaba olla. Ja Curie, tema töötab kogu aeg. Tal ei ole mitte mingisugust ajasoove. Tema on kõige parem õpetaja. Ajasoovides nii palju, et kui ma veel koolis olin, siis meil oli väga hea tunniplaani koostaja, kes arvestas kõiki õpetajate ajasoove ja lõpuks oli ta täiesti omadega sassis, sellepärast, et mitte ükski ei olnud enam mitte kedagi klassi saata. Siis ta läks direktori juurde ja direktor ütles, et kõik ajasoovide nõuded on tühistatud. Õpetajatel on tööaeg ja kui nüüd keegi õpetaja tahab hakata saama nii-öelda neid vabu päevi või vabu pärastlõunat, mis iganes, et tulgu direktori juurde, direktor kinnitab selle soovi ära ja edasi saab tunniplaanist arvesse võtta. Et see võib olla ka mõnikord vajalik ja just nagu need ajasoove niimoodi läbi klikkides ja tarkvaras vaadates saate te päris selge pildi, et kus kohas võib-olla teie koolis on see tunniplaani koostamise probleem. Nii et need on, ma paneks ühe hommikupooliku ka. Hommik. Ene, vahepeal on siin üks küsimus tuli, millele ma siin vastata kohe hoobilt ei oska, on see, et kas andmeid saab importida? Või need tuleb sisestada käsitsi? Jaa, et andmeid saab importida. Et põhimõtteliselt on võimalik Excelist, tähendab, ei, ma ei näita seda, et mul on see plaanis. Aga põhimõtteliselt te teete Excelist tabeli valmis, teete kopi, tulete siia, teete paste, et selle kohta on tegelikult Wikis ka juhend olemas ja kui sa märgid üles, kes seda küsis, siis ma saadan talle selle info. Kuidas moodi seda teha? Jah. Okei. Et on võimalik. Tegu on tabeliga ja ta tegelikult käitub suhteliselt nagu tabeli moodi ka. Aga need on natuke keerulisemad kohad, mida ei jõua rääkida. Nii, 35 minutit. Nii, et õpetajate kohta. Nii. Et paika panna. Ja klassiruumidest ma räägiks tegelikult natukene isegi pikemalt, et siin on see klassiruumide see põhi on väga lihtne, aga klassiruumide, kuna ruumid on tegelikult üks selline oluline koht, siis hea tunniplaani koostamisel, sest enamikel koolidel on klassiruume puudu, vähestel on neid üle, neid kell üle on, nendel on hästi, aga nendel kell puudu, need peavad natuke mõtlema. Lühinimi ja nimi, see on kõige lihtsam. Nüüd ruumi kaal. Ruumi kaal on siis tähendab kas tühi kuni 4 või siis 1-4 ja 4 tähendab, et see ruum on sinna planeeritud tundide jaoks väga oluline. Näiteks ütleme, et käsitööõpetaja ruum on see käsitööklass ja kui käsitööklassi või kööki ei ole parajasti vaba, siis tegelikult tunniplaani panda ei saa, sellepärast, et ei ole kusagil seda läbi viia. Et see ruumi kaalu ei tasu mitte kõigile ruumidele panna, aga võib panna ruumidele, et saavutada parem ruumide kasutus. Nüüd teine asi on nii-öelda pseudoruumid ehk ruumid, mida ei ole. Loomulikult on teil üks ainukene võimla, teil ei ole 2 võimlat. Aga Untis arvestab niimoodi, et panete üks klass, üks õpetaja, üks ruum, üks tund. Et
et põhimõtteliselt samas ruumis 2 õpetajat kunagi korraga ei õpeta, aga teil on näiteks poisid-tüdrukute kehaline kasvatus, võib-olla teie võimlasse mahub ka 2 klassi, ehk siis tegelikult 4 tundi, 4 klassi, 4 õpetajat. Ja siis ei olegi muud, et tunniplaani saaks üldse koostada, et kehalist kasvatust üksteise järele ei ootaks. Peate lihtsalt lisama juurde omal nii palju võimlaid, kui palju tunde sinna korraga sisse tuleb. Et nüüd on siis võimla 1 ja võimla 2, võib-olla on meil vaja panna ka võim 3, võimla 3 näiteks. Nii, ja nüüd peaks te saama ettepoole vedada, aga nii. Ja nüüd, kuidas see huntis käitub? Nüüd näiteks, et teil on kehalise kasvatuse õpetajatel on aineruumiks pandud võimla, ütleme näiteks võimla 1. Kui võimla 1 ei ole vaba, siis minnakse ja otsitakse selle ruumi alternatiivruume. Alternatiivruum tähendab seda, et kui üks ruum on kinni, siis minnakse teise ruumi ja see on siis võimla 2. Kui võimla 2 ei ole vaba, siis me panime ühe võimla juurde. Nii. Siis minnakse võimla 3. Nii, ja kui võimla 3 ka ei ole vaba, siis minnakse võimla 1. Et on kasulik teha selline ring. Ja sellest ringist hakatakse alati võimla 1 läbima ja siis teised teate, et need õpilased tegelikult on füüsiliselt samas ruumis, aga tunniplaani järgi on nad erinevates ruumides. Sama võib teha keeleklasside või tavaliste klassidega, eks ole, kuigi seal ei ole see nii oluline. Et esimene ruum, teine ruum, et kui 1A on kinni, minnakse 1B-sse, kui 1B on kinni, minnakse 2A-sse, et siin tasuks nagu vaadata seda, et need ruumid oleks üksteisele lähedal, et ei oleks nii, et õpilased püütakse tegelikult panna toimunud tunnile kõige lähemasse ruumi, kui see vaba on jällegi. Et see on siis nii-öelda ruumide ahel. Ja üks asi, kuidas teil on võimalik oma ruumikitsikust vähendada, on siis tegelikult see, et meil on siin pseudoruume, on võimalik lisada. See on ruum, mis on kogu aeg kinni. Mul on ruumide nimekirjas ruum, aga sinna ruumide näete, et aja sellest määratlusest sinna ruumi ei ole võimalik ühtegi tundi panna, sest see on kogu aeg kinni. Et see on lihtsalt selline lisaruum, kus siis selle pseudoruumi selles mõttes alternatiiv on 1A, et kõik tunnid, mis näiteks 3. B tunnid, mis pseudoruumi satuvad, 3. B-l ei ole oma tundi, siis püütakse panna 1A klassi või siis 1B klassi või 2A-sse, 2B-sse, 3A-sse, 1A-sse ja midagi sealt ikkagi lõpuks leitakse mõni ruum, mida selle tunniga siduda võib. Et see on selline trikk, mis aitab ruumikitsikuses koole. Nii, see on alternatiivruumid, eks ole, et panete, et väga sarnased ruumid, asukoht ja suurus, ja siis on pseudoruumid. Ja siis saabki panna niimoodi, et ta läheb ringile ja leiab mõne ruumi ikka, kus põhiklass on parajasti eemal. Nii et see on selline ruumidega seotud trikk. Veel üks asi, mida ruumidega tasub meeles pidada, sest ruumide optimeerimine on tõepoolest väga tähtis, sest ruumikitsikus on koolidel üle maailma. Et ainekabinet ja koduklass. Koduklass oli siis see klass, mida me panime klassile külge ja ainekabinet on siis see, mida me ainele külge panime. Ja kui nüüd seal on olemas ainekabinet, siis koduklassi seda tundi ei määrata. Ja kui on olemas nii ainekabinet kui ka koduklass, siis tegelikult tunnid määratakse ainekabinetti. Nii, ma lähen korraks huntisesse. Näiteks 3., 2. klass. Vabandust, ma olen klasside juures. Vabandust, ma olin
ruumides. Nii, näiteks, eks ole. Et keemial on olemas, seal on keemias on tegelikult 3 klassi koos, me kohe vaatame seda, aga füüsika, need tunnid, mis vähegi võimalik pannakse füüsikaklassi, tööõpetus pannakse tööõpetuse klassi, kuigi 3. A-klassi koduklass on see 3. A-klass. Nii et selles mõttes on see. Nii. Ja kui see ei ole, siis määratakse koduklass või alternatiivruum ja tegelikult, kui me tunniplaani vaadata, siis lähen uuesti Untisesse. Nii, see oli siis meil näiteks keemia. Nii, ja siit on siis tunniplaani all on näha, et tegelikult see ruum on pandud ruum 2A-sse, aga ainekabinet on füüsika. Et tegelikult see tunniplaani vaadates te ka näete, kus kohas see ruum parajasti on. Nii. Ja kui nüüd tund peab ainult olema ainekabinetis, siis tuleks seal tunni juures see koduklass maha võtta ja mitte kunagi ei paigutata tundi sellisesse ruumi, mis ei ole ei selle klassi koduklass, ei ole ainekabinet või ei ole nende alternatiivruum. Tähendab, et suvalisse, et ei leia esimese klassi eesti keele tund ennast õppeköögist mitte kunagi, vaid ainult siis, kui see õppeköök on neile mingigi tingimuse järgi paigutatud. Ja veel on, kui näiteks füüsika, meil on üks füüsikakabinet ja sinna konkureerivad nii keemiad kui füüsikad või on meil üks muusikakabinet ja koolis on rohkem muusikatunde, kui muusikakabinetis tunde on, siis tegelikult Untis püüab olla võrdselt suhtuda neisse kõigisse, ehk siis igas 2 muusikatundi, 1 tund on igal klassil kindlasti muusikakabinetis ja mõningi tund saab siis klassil olla kusagil mujal. Nii et tegelikult on see suhteliselt hästi läbi mõeldud. Nii, ja nüüd on meil olemas kõik baasandmed ja me asume tundi sisestama. Ja tund on lihtne, tund on klass, aine, õpetaja ja ruum, tundide arv nädalas ja muud asjad. Nii. Ja tundi siis sisestame, ütleme, et meil on siin klassi, võtan teise klassi ja ütleme, et teises klassis hakati õppima uut ainet. Uue aine jaoks tuleks lihtsalt öelda siin, et mul on 3 nädalatundi. Nii, mis aine võiks meil olla? Kokandus, loodusõpetus. Meil oli loodusõpetus olemas. Nii, Ikebana muidugi. Nii. Ja kui ma ei ole lõpetajat märkinud, on siin õpetaja koha peal küsimärk. Nii, ja kes meil õpetab Ikebanat? Cervantes. Nii. Ja nüüd, kuna see on teine A-klass, ma olen see klassi välja valinud, ma ei pea seda tundi panema, siis ma näen, et ainekabinet Ikebanal ei ole, koduklass on R2A ja midagi muud mul ei ole ka. Ja siin on selline märk ja ma näen, et see on siis paigutamata tund. Ehk siis meil on paigutamata üks geograafia, meil on paigutamata üks eesti keel ja üks inglise keel ja need on sellepärast, et me ütlesime, et meil laupäeval tunde ei ole, et need olid laupäevased tunnid olemasolevast tunniplaanist. Ja Ikebana on meil siin ka paigutamata. Nüüd Ikebanaga on tegelikult selline lugu, et Ikebanat õpetaja ei käi 2 või 3 korda päevas õpetamas või 2 või 3 päeva õpetamas. Ma tahan, et kõik need 3 Ikebana tundi toimuksid ühes kohas. Ma ütlen, et see on aineplokk, et need 3 Ikebana tundi tuleb paigutada ühte kohta, tähendab ühele päeval üksteisejärgselt paigutatud tundidele. Nüüd tegelikult ütles käsitööõpetaja, kellel on 2 nädalatundi ka, et temal on, et need peavad toimuma koos, see on loogiline, eks ju, et paaris tund, minimaalselt 1, maksimaalselt 1 paaris tund, siin rohkem ei mahu ka. Ja tegelikult tahtis Rubens ka, et meil siin kehalises kasvatuses oleks vähemasti 1 paaris tund, aga rohkem ei saagi. Seepärast, et tal on 3 tundi. Oletame, et meil on siin 4 tundi.
siis ma saan, et 1, aga parem kui spordikallaku puhul. Parem kui need mõlemad kehalise kasvatus on paarist tundidena, et mitte niimoodi 4 tundi järjest, aga ütleme esmaspäeval paarist tund ja kolmapäeval paarist tund või midagi sarnast. Jällegi, kui võimalik, ei panda samu tunde järjestikulistele päevadele või hajutatakse üle nädala laiali. Ja see on siis kõige lihtsam tund. Meil on mitu tundi nädalas, kes on õpetaja, mis on aine, kes on klass ja kas on paaristund või on aineplokk. Ja kui neid tunde lisate, siis kas siis klasside kaupa panete klassitunnid sisse, nädalate õpetajate kaupa panete õpetajatunnid sisse, tunnijaotusplaan peab kindlasti kõrval olema. Ja ilmselt esimene aasta on parem panna paika, ma ei tea, kuidas ise otsustate. Aga edasi siis jah, et võtate klassi tunniplaani ette, vaatate, kes õpetajad on vahetunud ja vahetate tundidel tabelis ära õpetajad ja üldiselt saavad paremini. Nii, nüüd see on nüüd lihtne tund. 1 klass, 1 aine, 1 õpetaja, 1 ruum. Aga tegelikult 20% tundidest on keerulisemad. Samad eri klassidega, samad eri õpetajatega, eks ole, 1 õpetaja, mitu klassi, 1 aine, vooruloeng, mitu õpetajat, mitu klassi, 1 aine, näiteks inglise keel, klass on jagatud rühmadeks ja mitu õpetajat, mitu klassi, mitu ainet, tavaline B-keel, ehk siis kõik on sassis. Kuidas siis neid sisse panna? Siin tegelikult mõned tunnirühmad meil on. Et siin on nüüd näha, et mul on 4 klassi, eks ju, ja Hugo õpetab meile geograafiat. Tegelikult need sellised tunnid muudavad tunniplaani suhteliselt keeruliseks. Siin on näha, et meil on sport on poistele ja tüdrukutele, nad on seal koos samal ajal ja 2A, 2B klassi inimesed on koos. Nii, siin on samuti B-klass koos, et nii, ja nüüd oletame, et see Ikebana tegelikult ei ole mul mitte lihtsalt niisamati. Ikebanas on mul tegelikult kõik klassid koos. Nii. Ja nüüd kõige lihtsam on seda teha, ma võin need sisse kanda komaga, 2B, 2A, aga ma võin hoida ka kontrollklahvi all ja öelda, et siin on lisaks sellele 2B klass, 3B, 4 ja 1A. Nii. Ja nüüd on mul siis nii-öelda siis 1 õpetaja, 1 aine ja palju klasse, 5, on siin 5 klassi, 1 õpetaja, 1 aine. Teine võimalus, ütleme, on matemaatika. Newton annab mulle matemaatikat 2A klassile ja siis tuleb otsus, et me jagame matemaatika 2. Ehk siis tegelikult me hakkame matemaatikat andma, võtan hoopis inglise keele. Et alguses õpetati neid koos, aga nüüd otsustas õpetaja, et otsustas kool, et tuleb jagada osadeks. Kui te liigute hiirega siia peale, saab öelda plussi ja öelda, et siis aine on ikka endiselt E, ehk siis English. Okei, nii. Nüüd teine õpetaja on Anderson. Ja see on mingi kattuvus ja nüüd küsitakse siin igasuguseid asju. Me praegu ei vaata, et see kontroll on kogu aeg peal ja nüüd ongi siis niimoodi oletame, et tegelikult siia tuleb veel 1 õpetaja juurde. Et tegelikult otsustati see sama inglise keele tund jagada hoopiski 3. Kallas. Nii. Mul on see tunniplaan hästi. Ja näiteks on mul 1 klass, 2A, 1 aine ja 3 õpetajat. Ja niimoodi see üldjoos käibki, et kõige raskem ongi tihtipeale välja mõelda, kuidas moodi, et me oleme nagu harjunud ja ühtemoodi neid asju panema, et kuidas moodi teha nii, et need koolitingimused oleksid täidetud. Aga selle tuleb natukene mõtiskleda, aga midagi keerulist siin ei ole. Nii et tunnirühm. Nii, ja nüüd me oleme jõudnud siis tunniplaani juurde. Nii, edasi läheb natuke kiiremini. Tunniplaani koostamine, et igal koolil on omad prioriteedid tunniplaanis. Nii et kaalumine on täiesti lõbus. Kaalumine on siit, võtate lahti ja kaalumises tegelikult küsitakse, mis on oluline. Näiteks klassid, väldi auke on
väga oluline, klassi ei tohi auke olla, eks ole. Kas ainetundid vastavalt määratule on tähtis või mitte, söögi vahetund, klassi ainete järgnevus, maksimaalne tundide arv päevas, ma arvan, et see on oluline. Panen natuke edasi, klassijuhatajal oma klassiga 1 tund päevas, okei. Nii. Ained. Kas tähtis on see, et kui ma ütlen, et see on hääletund, kas see on oluline või ei ole oluline? Põhiained, kas see päevas täitmine on oluline, ei ole? Õpetajad, üksikud tunnid poolikutel päevadel, vabade tundide optimeerimine, oletame, et see on meie koolis oluline, väldi vaba paaristundi, et niimoodi saab tegelikult panna paika päris palju tingimusi. Ja kas ajasoovide arvestamine klassidele on oluline. Ja lõpuks saate vaadata analüüsi. Ehk siis, kui palju on teie koolis seatud väga tähtsad asju ja siia hiirega liikudes, siis te näete, mis on need vähetähtsad ja mis ei ole üldse. Eks ole, et vastavalt siis saab selle paika panna. Et see on siis kaalumine. Ja vahetevahel piisab tunniplaani parandamisest ka kaalude muutmine. Ehk siis te vaatate, kus kohas mis teile ei meeldi ja siis panete need asjad nagu kaalukamaks kui teised asjad. Nii, kui need kaalud on tehtud, vaadatud, et kaalud on nagu paigas, siis tegelikult enne, kui hakkate optimeerima, tasuks see tunniplaan ära diagnoosida. Nii. Ja tunniplaani diagnoos jookseb siin ka. Tunniplaan käib läbi ja ütleb meile, mis meil valesti on. Meil on 34 tundi, mis ei ole planeeritud. Et jällegi ma võin siia peale, et see on tunni number, igale tunnile pannakse automaatselt number, selle järgi saab üles leida, mitu tundi on planeerimata klass. Kui palju on ilma õpetamata tunde? Tund number 6, 1 tund nädalas on olemas. Nii. Klassil on augud sees, see on olemasoleva tunniplaani juures. See on, milles on põhiaja rikkumine, millal ma olen pannud õppima klassi selle ajal, kui nad nagu ei tohi olla. Vabandust, sisendandmed võtame kõigepealt. Nii. Ainekord päevas ei ole võimalik. Et IKEPANat esimesel ajal 3 tundi nädalas, võib-olla mul oli see kusagil. Nii, see on siin näiteks 5-6, et inglise keelt on mul 6 tundi nädalas aga 5 tööpäeva. Sellised asjad siit tulevad nagu välja. Nii, klassile küsitud rohkem tunde, kui saab. See on juba väga tõsine asi, sellepärast, et selle +3-ga või üldse nagu on selle esimese ajal 27 tundi, aga kui praegu untis kokku luges nädalatund, on need 33 tükki. Et peab vaatama, et kas ajasoove tuleks muuta, nii et klassil oleks rohkem tööaega, näiteks võtta see 5 tund ka juurde või siis vaadata, kas kõik tunnid, mis selle esimesel ajal on pandud, on ikka olulised ja vajalikud. Et see koht tuleks kindlasti üle vaadata. Ja tund number 96 on kindlasti sellises kohast, kus +3 piirang teda segab. Nii et tegelikult see diagnoos käib üle. Enne tunniplaani tegemist võiks selle vaadata üle selle sisendandmete diagnoosi ja vaadata, kus on mul mingisugused vead sees. Ja peale seda on siis tegelikult need juba koostatud tunniplaani vead. Nii. Ja nüüd me olemegi juba peaaegu seal, kuhu me tahtsime jõuda. Ehk siis nii. Ehk siis selline küsimus, et kui mul on sellised tunnid, mis peavad kindlal ajal toimuma ja õpetajad, kes õpetavad 1 päev nädalas, siis tegelikult ongi mõistlik teha niimoodi, et ma kõigepealt ütlen nii optimeerimine. Nii, kustuta tunniplaan natuke alla. Nii, jäta lukustatud tundide toimused paika. Okei. Nii. Ja ma kustutasin tunniplaani maha. Nii. Läheme start, võtame näiteks klassid. Siis on mul paigas mõned tunnid ja need tunnid on siin näha näis tärn. See tähendabki seda tegelikult, et lukustatud toimumised. Nii, aga mul oli õpetaja, kes töötab 1 päev nädalas.
Nii, ma näen siin, et tal on reedeks -3 ajasoov. Nii, vaatame, kes see võiks olla. Kelle mul on natukene vähem tunde. Nii, kõik need ajasoovid on siin nagu ilusti näha, kui ma seda tunniplaani hakkan tegema. Nii, ja põhimõtteliselt võiks siis võtta selle õpetaja. Cervantes. Kogu aeg. Ma võtan lihtsalt suvalise õpetaja. Nii. Ja ütleme näiteks, et esmaspäeval ta annab kõigepealt 2. A-klassile ajaloo, siis ta annab 4. klassile geograafia, siis ta annab 3. B-le geograafia, siis ta annab 4. klassile ajaloo ja siis ta annab 3. B-le ajaloo. Nii. Ja siis ma lukustan need ära, et ma olen selle päeva paika pannud, rohkem ta mulle kooli ei tule. Ma lukustan selle ära, selle ära, selle ära, selle ära ja selle ära. Ja nüüd see õpetaja, kes mul väga vähe kohal käib või näiteks mingisugune tund, mis peab kindlalt toimuma, et kui ma ka tunniplaani ümber mängin, kustutan, teen uusi variante, mis iganes, et nemad tegelikult et nad jäävad paika ja neid siit kohalt ei liigutata. Et see on selle protsessi nagu idee. Ja saab siis paika panna ja samuti, kui teile optimeerite tunniplaani ja näete mingit tundi, mis on väga hästi paigas, siis lukustage see ära ja optimeerige uuesti. Nii, ja optimeerimine on siin lihtne. Ma võtan siit optimeeri. Nii, ja mul on nüüd võimalik kasutada siin erinevaid strateegiaid. A on kõige kiirem ja teeb kõige vähem läbi arvutatud tunniplaani. B on siuke päris tavaline, mis töötab suht kiiresti ja teeb nüüd mitu sarja ta selle tunniplaaniga läbi teeb. Ja B, C ja E on juba päris keerulised. Jääme meie B juurde ja ütleme okei. Nii, ja nüüd ta hakkab siin arvutama. Et teeb siin tunniplaane. Paigutab neid tunde, paigutab ümber, nagu te näete, need samad lukustatud tunnid jäävad paika, kõik kust iganes oleme. Nii, ja ma olengi tunniplaan valmis. See on siis parim plaan. Ehk siis see on parim plaan, siin on, ma sain 2336 karistuspunkti, mul on plaanimata 14 tundi. Mul auke siin väga palju ei ole, mõned ikka on ka. Ja tegelikult ma tehti korraga valmis 10 plaani. See on järgmine plaan. Järgmine plaan, järgmine plaan, järgmine plaan. Ja neid on võimalik ka siin kohe vaadata või siis neid erinevaid variante vaadata. Nii. Jääme siis parima plaani juurde, ütleme okei. Et niisama lihtne see oligi. Nüüd loomulikult järgneb see, et ma peaks hakkama vaatama, et miks mul need siin paigutamata on. Ma kahtlustan, et esimese A puhul on küsimus lihtsalt selles, et neil on nii palju tunde. Nagu ma ütlesin, esimene A on meil selline kahtlane, et siin on need põhiaja rikkumised, eks ole, et need on siin. Kas ma ei saa soov siin sisse või? Jaa, mul on vaja kolm vaba pärastlõunat ja see tegelikult esimese A elu muutiski niimoodi väga eklektiliseks. Ja kuna kõik tunnid on täis, meil ei ole kusagil seda geograafiat ikka paanad panna. Kahjuks küll. Nii. Võtame selle maha, siis me saame pärast järgmine kord parema tunniplaani teha. Nii et selles mõttes see optimeerimine võtab arvesse neid tingimusi, mida te seadsite ja need kui uuesti võtta diagnoos ette, siis on näha need vead, mis meie praeguses tunniplaanis on, eks ju, plaanimata tunnid, aineplokki ei paigutatud, seepärast, et ja nii edasi, nii edasi. Et see on see. Nii, okei. Ja siis tuleb optimeerida ära, vaatate, milline tund on, tähendab, et milline tunniplaan kõige rohkem sobib. Ka ülejäänud salvestatakse, saate nüüd kätte. Ja siis saab teise kohta vedada, lukustada, tunde lisada, tundide vahetamine. Nii, võtta mingi mõistlikuma klassi kui
kui 1A, ma võtan näiteks 3A klassi. Nii, et oletame, et mul see eesti keel hästi õpetaja ütleb, et tegelikult talle see tund ei meeldi. Nii, kui ma hakkan vedama, ma näen, ma saan ajalooga vahetada ja siis tegelikult saan teha sellise vahetuse, et kui ma tõstan geograafias ja allapoole ja ajaloo tõstan seda kõrvale, siis ma saan seda vahetada. Nii. Või ütleme näiteks, et see kunst tahab teise kohta saada, teada pole mitte kusagile mujale panna. See üksik matemaatika tahab alguse poole saada, siit on näha, eks ole, et ma saan ta joonistamise asemel panna, joonistamine läheb siis siia lõppu, ma saan ta eesti keele asemel panna, see läheb siia lõppu, tööõpetuses panna ei saa, sest õpetaja on kinni, aga matemaatikas saame niimoodi vahetada ja siin tuleb veel eriti uhke vahetus. Et kui siuke roosa taust on, siis ei lähe see asi mitte, kui on mingid muud värki, kui on lilla taust, siis on ruum kinni, mis on sellel tunnil oluline ja kui on roheline, siis saate selle tunni rahulikult paika vedada ja siin ei juhtu selle tunniga mitte midagi. Nii et selliseid käsitsi vedamisi saab kindlasti teha. Ja elu on näidanud, et kui tunniplaan on ära avalikustatud, siis hakkavad õpetajad leidma väga nutikaid vahendusi, et kui minu tund tõsta sinna ja tema tund tõsta sinna ja see kolmas tund tõsta sinna, siis me saame kõik parema tunniplaani ja tihtipeale ongi niimoodi. Nii, et siin saab siis teha. Nüüd eraldi saab käivitada ruumide optimeerimise, eks ole, sest need tunnid, kus ruumi on oluline, aga meile ruumi ei leitud, sest et koduklass oli kinni, ainekabinet oli kinni, et need siis pannakse, et jäävad ilma ruumite tundideks, loetelu saate jälleks diagnoosist ja saate kõik panna, saate neid paigutada ruumide optimeerimisega paika. Ja paigutatakse siis lähedasse klassiruumidesse. Nii, ja kui nüüd on see tunniplaan valmis, siis on mul võimalik tunniplaani avaldada mitmel viisil, oletame, et mul on tunniplaan olemas. Mul on siin ta võimalik tõsta Excelisse või aruandesse või siis on võimalik mul ta välja trükkida, kui ma ei anna trükki printkäsu, siis ma ütlen, et klassid, kõik klassid, valin kõik klassid, okei, trükkida PDF-i, et ma panen kõik tunniplaanid ühte PDF-i ja see PDF mulle desktopile ka pannakse. Nii, okei, ja ma tahan ta pidevalt sinna panna. Nii, ja nüüd on mul siis olemas näidis PDF ja nii. Ja ta näeb siin välja täpselt samasugune nagu ta oli selles vaates. Nii. Kui ma nüüd võtan nüüd untise ja ütlen, et ma tahan vaadata ühte teist tunniplaani. Nii, natukene tunniplaanid, nii püsti asend, klassi tunniplaan suur, vorm 01 suur, on siis selline tunniplaan. Nii, ja kui ma nüüd selle tunniplaani kohta ütlen prindi koostöö üks fail PDF-i. Nii, näidis 2, save. Siis on mul, nii, selle ma panen close ja näidis 2 näeb välja hoopis teistmoodi. Ja näidis 2 olen ma juurde tegelikult defineerinud trükivaates ka nii-öelda legendi, et need, kes selle saavad vaadata, mis on selle õpetaja, mis on nende lühendite taga. Ja samuti oleks siin näha, kui klassid on grupitundides, et see kõik on siit olemas. Nii, selle Foxiti kinni. Nii. Ja kus mul siis on? Nii, tuli välja. Nii, et see kõik on siin kinni. Nüüd selles samas trükivaates, kui ma ütlen küll trüki, aga ma ütlen, et ma tahan koostada HTML-i, siis ma saan tegelikult sellise slaidide
kogumiku, nii, kus siis tuleb lahti, nii. Nüüd üks ainuke klass, ainult 3. A, ma ei valinud teise klassi välja, aga see on siis HTML fail, mida saate panna kooli koduleheküljele. Ja et neid võimalusi on päris mitmeid, siis tegelikult, nii, ma lähen siit korraks üle, nii, et erinevaid üldse plaane erinevate koolide kodulehekülgedelt, kas siis selline või selline või selline või selline. Et selles mõttes see vorming on nagu teie oma otsustada. Et on siis üksik tunniplaanid, on ülevaate tunniplaanid, et need kindlasti pakuvad ka huvi, nii et ma võtan siit mitme elemendiga, näiteks klasside koondvorm, ma tahan saada oma klassi tunniplaani ja siis olenevalt, kas ma teen ühesuguseks või teistsuguseks, siis ma saan, eks ole, on need klassid, mis olid mul välja valitud, et tulevad siis siia juurde. Nüüd, kui teil on nüüd tehtud valmis selline oma tunniplaani vorm, mida te kavatsete edasi kasutada, siis tegelikult te saate selle vormingu salvestada ja siis see tuleb siia vormingute loetelusse ja näiteks ongi kodulehele on üks vorming, kus te saate siis välja tunniplaani, mis sobib kooli koduleheküljel üles panna ja näiteks õpetaja lipik võib olla tunniplaan, millega tänate õpetajale kätte ja tunniplaan, millele näiteks teil on info timetable, mis teeb kooli monitoridele väljundi, et ongi siis näiteks, ma ei tea, monitor on selle tunniplaani vormingu nimi, et selle vormingu muutmine on nagu suhteliselt lihtne ja nii te saate siis igale poole sama tunniplaani erinevatesse kanalitesse saata erineval kujul. Ja see vormingu vahetamine on nagu lihtne, et see on nädalate tunniplaanid koos perioodidega ja koondtunniplaanid. Ja vormingu vahetamine käib siis siit alt. Nii, nüüd ma lähen siit üle. Ja nüüd, mida siin tunniplaanis veel, kui mul on üks tunniplaan avatud, nii ma panen selle nüüd kinni, ma võtan näiteks selle sama tunniplaani, siis tegelikult siin on üks selline kõik ainetunni elemendid ja siis vastavalt sellele, kus tunnis ma olen, ma näen siis samal ajal ka pikemaks. Samal ajal näiteks ma saan vaadata õpetaja kaussi tunniplaani ja 3. A tunniplaani, näiteks, et otsustada, kas ma midagi sealt ümber panen. Õpetaja 3. B tunniplaani, 3. A, Aristoteles, Rubens, spordisaal. Et selles mõttes selline tundide vaatamine on lihtne ja samuti saan ma siin alati, kui ma selle siit kinni panen, saan ma alati öelda, kas ma vaatan klassitunniplaani, õpetaja tunniplaani. Näiteks ma võtan siit hoopis õpetaja tunniplaani ja saan siit valida loetelust õpetajaid, et nendega on. Nii. Mul kadus nüüd ära see. Nii. Ma kaotasin ära omal slideshow, kohe otsime ülesse. Nii. Veel paar slaidi ja siis me olemegi ühel pool. Nii, et see oli see elemendi vahetamine ja tunniplaani avaldamine on siis baaspaketile Expressis kodulehel PDF-faili printerisse importimine e-kooli ja info timetable annab siis juurde siis veel erinevad filtrid. Nüüd, kuidas siis Untis kasutada? Et Untis annab teile litsentsi. Litsents on tähtajatu kasutada nii mitmes arvutis, kui te tahate, aga ühistegevuseks ta ei sobi, tähendab selles mõttes, et te saate sama faili redigeerida, aga mitte korraga, et ainult ühe inimese kaupa, et üks lõpetab ära, teine alustab. Nii et selles mõttes enamasti ongi kutsekoolid on endale hankinud multi-user Untis ehk siis see, kus saab defineerida ära Untised ja mitmekesi andmebaasis tunniplaani teha.
aga üldiselt gümnaasiumid ei ole seda endale vajalikuks pidanud. Igal aastal tuleb Untisest uus versioon, et ma näitasin praegu Untis 2022 ja see uue versiooni saab kooli endale hankida ja kui siis ta on uue versiooni hankinud, siis lihtsalt uues versioonis oma senist Untise faili avades küsitakse litsentsiandmeid, panete uue litsentsiandmed sisse ja jätkate täpselt sealt kohast, kus te pooleli jäite. Üldiselt on mõistlik teha niimoodi, et õppeaasta lõpus te teete oma senisest Untisest tunniplaani failist, teete save as uue õppeaasta tunniplaani faili ja kustate tunniplaani maha, panete sisse, muudate andmed ja ongi uus aasta olemas. Nüüd Untis kasutab teatavat trahvipoliitikat, et kui litsents on vahele jäänud, siis tuleb vahele jäänud aastatest maksta kuni 3 aastat. Ja on olemas Untis Express ja lisamoodulid, et selle aasta hinnakiri on siis järgmine, et Untis Express on väiksemale koolile, sobib tegelikult suurepäraselt kuni põhikoolini ja ei ole seal väga palju piirangut, ta on lihtsalt lihtsam alustada ja kui olete oma Untis Expressiga alustanud ja leiate, et teie vajadused on baaspaketi järgi, siis te peate lihtsalt maksma kinni Expressi ja baaspaketi maksumuse vahe. Et täiesti nullist ei ole vaja hakata ostma. Ja see on moodulid, väiksed moodulid, mis on väga kasulikud, aga on odavad ja suured moodulid, mis on veel kasulikud, näiteks asenduste planeerimine ja kalendri moodul, mis lubab igaks päevaks eraldi tunniplaani teha praktiliselt, et need on siis vastavalt natukene kallimad. Nii, ja ega ma siin muud ei oskagi öelda, kui edu plaanimisel. Sest et see on suur töö ja tuleb enne õppeaasta algust ära teha, nii et ma loodan, et saate kõik häid tunniplaane. Ja Untise kiituseks tuleb öelda või tegelikult seda, ma arvan, et iga tunniplaani programm oskab teha nutikamat tunniplaani, tähendab, ta tegelikult leiab üles need variandid, millele võib-olla teie ei mõtle. Et kindlasti tasub lasta tal optimeerida, kui teil on litsents olemas ja vaadata, et mida siis Untis välja pakub. Nii, siin oli veel üks küsimus selle maksumuste kohta, et kas see on püsitellimus on kuu või aastamakse? Aasta. Ja püsitellimus tähendab seda, et me ei küsi teie käest enne uue litsentsi saabumist, kas te tahate seda, vaid saadame teile kohe arve, tasute ära, saate uue litsentsi. Meile mugavam teile ka ja võite selle ja siis selle eest maksate 10% vähem. Ja see on aasta uuendus, aga te ei pea uuendust ostma, aga see tähendab, et mingi aja pärast see Untis jääb teil nii vanaks, et ilma Austriast nõusolekut saamata ei saa teile seda 3 aasta trahvisummat ka määrata, vaid nad võivad nõuda uue baaspaketi ostmist, kui see on liiga vanaks läinud. Ma igaks juhuks küsin üle, et kas see tähendab siis, et kui on hästi väike kool, kus on 30 last, siis on see 0 kuni 149? Jaa. Ei, aga ma soovitan teil lihtsalt Untis Expressi võtta. Eks ju, et see kõige viimane rida siin. Alla 350 õpilase on Express 142 €. Baaspakett. Tähendab Expressi maksumus. Ja see on nüüd ikkagi aasta maksumus, eks ole? Ei, see on ühekordne maksumus. Ühekordne? Ühekordne ja aasta, siis kui võtate järgmise uuenduse, siis on aastane siis 43 või 40 €. Aitäh. Mul on ka küsimus väikese suure mooduli kohta, et kas see väike moodul võimaldab seda, et grupid on moodustatud erinevatest klassidest? Ja tähendab jah, et ei, see on baaspaketis. Eks selle moodulit vaja. Väike moodul on näiteks perioodi tunniplaan, ehk siis see, et te saate teha omale erinevate perioodide ja erinevate nädalate tunniplaane kuni 16 nädalaks. Et baaspakett lubab teil erinevatest klassist gruppe teha täiesti vabalt. Et selleks moodulit ei ole vaja. Aga ja näiteks on vahetunni korrapidamine ja õpetajate koormuste arvestus on üks väike moodul ja näete, on see erinevaid. Aga kõige populaarsem on see perioodide ja pluss siis see info timetable ehk siis see, mis lubab rohkem väljundi vorme.
Aitäh, aga Ekspressis ei ole seda võimalust? On küll, loomulikult on Ekspressis see võimalus. Tegelikult, kui niimoodi tehniliselt võtta, siis Ekspress on täpselt sama, mis Untis. Ma võin võtta siin oma Untise ja öelda, et ma vaatan seda Untist Ekspress olekuga. Nii. Jah. Ja nüüd on see sama Untis on mul nüüd tegelikult Ekspressina. See on lihtsalt vähem nagu asju. Nad on paigutatud, eks ole, siia kohe kõik ära. Ekspressis on juures siis nõustaja, et siit kogu see, mis me läbi käisime, on teil siit järjest nagu välja pakutud ja tegelikult on kõik sama. Teil on natukene vähem nagu valikuvõimalusi ja need valikud on rohkem nagu välja toodud. See ongi selleks, et väiksema kooliga saaks paremini alustada. Ja erinevate kellaaegadega tuleks ikkagi võtta moodul juurde, et kui erinevad klassidel erineval kellaajal on tunni? Kui erinevad klassid on täiesti erinevad kellaajad, siis on teil 2 võimalust. Tähendab tegelikult, kui te vaatate tunniplaani, tunniplaan on 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. tund. Eks ju. Et siin saab teha nii, et kui osa klassi sööb siin, osa klassi sööb siin, lihtsalt, et nad teavad, et nende 3. tund hakkab see kellaaeg, 4. tund hakkab see kellaaeg. Et see töötab täiesti kenasti. Aga jah, et kui te tahate panna erinevaid ajatabeleid, siis jah, tuleb eraldi moodul võtta. Seal oli kirjas, et uuendused, mida see uuendused tähendab, et millise sagedusega need uuendused on? Kord aastas. Tähendab, Untis annabki välja, kui ka seda nende lehekülge vaadata, et Untis 2021, 22, 23, 24, nad tegelikult teevad nüüd uuendusi tihedamalt nüüd, kui see tarkvara on nagu alla laetav, aga see põhiline versioon tuleb nagu välja kord aastas. Et kui see uus versioon tuleb, siis me alati saadame välja ka sellise infokirja ja teeme uue artikli, et kus on siis kirjas, et mis selle aasta uuendused juurde toovad. Kui ma nüüd lähen näiteks siit, ma võtan siit Help e-kool.eu. Nii, eesti keeles. Nii, ja võtan siit Untis. Nii, uuendamine ja litsentsid. Nii, kui kokkuvõte selle aasta uuendustest. Et igasugused väiksemad asjad, nüüd sellest aastast lähevad uuendused jooksvalt. Baasandmete menüüd on muutunud. Saab õpetaja tabelisse panna juurde klassid, kus õpetaja õpetab. Diagnoosid on natukene täpsemaks läinud. Vahetuste soovitamine on selliseks pikemaks läinud. Saab seada endale ripmenüüde laiust näiteks. Untis on uus faili formaat ja on siis need viigade teadaandmine on nagu muudetud ja siis moodulite uuendused. Et sellise, et uuendusi on nagu päris palju iga aasta, mis kokkuvõttes nagu aasta jooksul tulevad ja nendest me anname siis teada vastavat. Anname teada enne seda, kui me teile litsentsideks arved hakkame saatma. Litsents on nagu see aasta numbriga. Nii, siin oli küsimus, kas on mingi trial versioon, et saaks natuke mängida ja otsustada sobivust? Jaa, saab küll. Et kui te lihtsalt võtate selle Untise alla sealt Austria lehekülje pealt ja seal on, saate ära installida, lahti teha ja seal on tema faile. Tema faili ei saa salvestada, sinna ei saa väga palju panna juurde uusi klasse. Tegelikult ka see, mis ma täna näitasin, on nagu üks tema failidest. Aga saab mängida ja siis saab küsida veel testlitsentsi 3 kuuks ja antakse tasuta päris meelsasti Austria poolt. Ja siis, kui see testlitsents on läbi, saad otsustada, kas jätkata ühte või teistmoodi. Ja siis on veel Tiia Lalvu põhikoolist on küsimus. Palun. Käsi püsti. Aga me ei kuule. Mul oli selline küsimus, et kui me oleme siiamaani kasutanud seda EduPage'i Timetable'it, et kas on mõtet seda Untise vastu välja vahetada või pigem mitte jätkata?
Tähendab, minu suum arvas, et ma laulan teile. Aga see selleks, tähendab, loomulikult on mõtet, aga nüüd on teie otsus, eks ole, et te võite näiteks vaadata, proovida. Tunniplaanide koostamine. Nii palju, kui mina olen seda timetable'it vaadanud, seal on natukene keerulisem see gruppide moodustamine nagu. Et tuntides on kuidagi need asjad hästi nagu selgelt välja toodud, aga ma ei ole praegu üldse pretendeeri viimase astme tõele, sellepärast et ma ei ole seda asja eriti kasutanud. Aga see on otsus, et kindlasti peaks nagu jälgima seda, eks ole, et kui palju on erinevaid väljundeid, kas need väljundid vastavad teie kooli soovile ja siis vaatama. Minu meelest oli Untisel olemas ASC andmete import. Aga ka e-kooliga ühildumine, me ei ole nüüd kasutanud siiamaani seda timetable'it nii, et oleks ta e-kooli pannud, et ta on meil eraldi nagu kooli kodulehel lingina. Aga kas te oskate öelda, kas see võimalus muidu on olemas? E-kooli saab te oma selle Untis, saate võtta välja faili, mida saab e-kooli sisse lugeda. Ja seda paljud koolid teevad ka. Aga EduPage'il seda võimalust ei ole? Natuke on, aga natuke ei ole, et meil on see tunniplaani importimisega on meil natukene raskusi, sest seepärast, et me ei ole nagu päris hästi nagu suutnud tema loogikat lahti arutada ja seal tekivad mingid probleemid. Osa tunde tuleb väga hästi ja osa tunde ei kanta sisse, et seal on teatavad probleemid. Et me teame, et see on meil selline asi, et mis me peaksime korda tegema, aga ei ole prioriteet. Aga ma saan aru, et seal on ka, et EduPage'il on eraldi seda litsentsi vaja selleks. Jah, et selleks selle XML saamiseks on vaja eraldi litsentsi. Aga Untisel on see ka Expressist võimalik, nii et ei ole vahet. Nii, ja siis on küsimus Relirumbil ka Rakvere Realist. Tervist! Tere! Mina olen nüüd paar kuud seda Untist kasutanud, seda 22, seda viimast versiooni ja me kasutame Maci ja Macil on ülihea resolutsioon. Ja sellega seoses tekkis väike murekoht, et nii mõnedki need tunniplaani aknad, just see tunniplaani osa on nii pisikeses kirjas, et kas seda annab kuidagi nagu suurendada, et luubiga peab vaatama. Et all need lisaread, mis on siin õpetajad ja klassid, see on kõik hästi näha, aga tunniplaan ise on hästi kribukirjas. Tunniplaan, see on mingisugune loilakas sees. Nii, ma lähen kõigepealt tagasi tavalisse Untisesse. Nii. No ma võtsin sealt stardist klassid ja võtsin suurklassi tunniplaan. Jah. Nii. Ja nüüd tegelikult on, kui ma võtan tunniplaani akna lahti ja võtan siit selle sätted, nii, siis on mul võimalik siin seada praktiliselt kõike. Näiteks tunniaken, eks ju, ja see on tunnisisestamise väljad, et kas mul on siin üks aken, tähendab mitu ainet õpetajat, ma saan öelda, kui suured nad on, mitu kirja suurusprotsentides, eks ju. Kas see mõjutab ainult siin Untise sees või see läheb automaatselt ka sellele failile, mis näiteks kodulehele läheb või kuhugile mujal? Ja, aga loomulikult see läheb seepärast, et nagu ma näitasin, eks ole, et täpselt see, mis teil hetkel valitud on see, mis sinna tuleb nii printerisse kui ka sinna HTML-i. Aga meil ongi lihtsalt see koht, et kui ma teen selle HTML-iks, on kõik täitsa normaalse suurusega, aga kuna see Mac teeb, tal on nii palju seda, kõiki asju mahub siia, siis ta teeb need pildid lihtsalt nii väikeseks, need tekstid. Näiteks, kui teil on siin praegu kõrval on see 3A lahti. Aga äkki saab niimoodi, et teete nagu pilte või saadate selle info ja saadate selle koos nagu selle oma selle Untise failiga. Seepärast, et siis ma põrgatan selle edasi Austriasse ja küsin, et kas siin on midagi teha, kas on häid soovitusi. Olgu, teeme niimoodi. Sest te tegelikult kasutate tugi meil nende probleemidega, mida me ise lahendada ei oska, lõpebki Austrias ja vastatakse ja tehakse. Aga selge, ma korjan need kokku, saadan ühe peale. Ja, väga hea.
Nii, aga tundub, et rohkem küsimusi hetkel vist ei ole. Kui on veel kellelgi, siis ärge heitke meelt, saate neid küsida ka edaspidi meile otse meili peale saates ja oleme siis alati just nimelt edu plaanimisel ja kui on nüüd soovi, siis võtke meiega julgelt ühendust. Ene, mis see meie aadress oli, kuhu kirjutama siis peaks? Ikka sinna help.eu-sse ja help@tekool.eu ja sealt siis saame edasi teid nii-öelda abistada. Aitäh kõigile osalemast ja ilusat jätkuvat suve, siis natuke on teda veel jäänud. Jah, just nii. Aitäh. Aitäh teile. Nägemist.